Tere tulemast vaatama uut videot. Selles videos ma näitan, kuidas ma tegin endale sellise töönurga, töölaua ja kuidas üldse mu töötuba nüüd välja näeb. Ehk siis seda ma näitan selles videos ja kuidas ma kõik selle kokku panin, valmis seadsin, kuidas ma tegin endale ise selle kuvari stendi ja nii edasi. Ehk siis head vaatamist ja kindlasti jäta sellele videole like, kui see sulle mingit infot andis või lihtsalt meeldis ja kindlasti telli meie kanalit. Head vaatamist! Saingi valmis ja teen teile siis väikse tuuri meie töötoast. Nagu ma olen ennem ka rääkinud, siis abikaasa töötab ka täielikult ainult kodust ja seetõttu me otsustasimegi teha siis selle ruumi kontoriks, see oli varem mu vanema poja tuba ja poisid panna siis ühte tuppa ja poiste tuba ma näitan ka siis, kui nende uued voodid jõuavad kohale. Praegu on taustalärm ka, sest poisid möllavad. Igatahes minul oli see probleem, et see on minu õmblemise laud. Selle kokkupanekut ma olen ka sellel kanalil näidanud ja mul peab see selline laud just olema. Ma ei saaks kirjutuslaua taga õmmelda, sest et eriti kui ma teen neid suuri põhjamatte, siis mul on vaja nad ikkagi võimalikult nagu laiali laotada, et seda jällegi fliisi lokkimist nagu vähendada.
Nii et mul on vaja sellist tõesti suurt lauda, et see on põhimõtteliselt nagu söögilauana IKEA-s ja selle kokkupanek on jah olemas. Teine asi, et mul ongi siin kogu see ruum seda lauda siis ümber, et praegu ta on kõige nagu väiksemas astmes põhimõtteliselt ja saan siis teda niimoodi sättida, nagu mul parasjagu vaja on. Kui ma õmblen kõiki muid asju, siis põhimõtteliselt sellisest ruumist mulle täielikult piisab. Ma saan siin lõigata kangad. Ma muidugi ei tea, mis siis saab, kui ma need hulgi tellimus tuleb kangastest, siis on päris raske neid lõigata, aga eks ma võib-olla lõikan mingiks väiksemaks jupiks nad ja siis teen need ülejendused. Saan lõigata, seal õmmelda või siis siinpool õmmelda, et see tool on nagu selles mõttes liigutatav, see tool käib ka kokku, nii et kui ma tahan, siis ma saan teha niimoodi. See on palju rohkem ruumi juures kohe. Kõik on ilusti siin koos, on ruumi. Samamoodi saame teha ka näiteks siis, kui tulevad külalised, et siia siis neid majutada põhimõtteliselt, seda lauda saab tõsta ümber, saab panna madratsi maha, et on endiselt ruumi. Et kui ma parasjagu ei tee mingit tööd või õmble midagi, et see laua kokkupanek käib tegelikult päris kiiresti. Ja siia sai siis minu töölaud. See on siis IKEA Alex, nagu ma ka näitasin ennem. Siin on mul siis uus sildiprinter. Siia taha ma panin siis need sildid. Mul on neid ümaraid silte ka. Ja ma olen väga rahul praegu selle lauaga, sest ongi siuke hea kõrge laud. Ja teine asi on see, et ta on täpselt selle Galaxy ka põhimõtteliselt sama kõrgusel, et siis tundub, et kõik on nagu selline ühtne, kõik on selline tammepuidu stiilis, läheb ilusasti kokku, et kui oleks veel need sellist varianti ka, et must ja puit, siis oleks nagu ideaalne, aga kuna meil niigi on nagu selliseid valget detaile ka, siis see ei ole nagu väga hull. Mida ma veel tahaksin siia on see, et mul on vaadatud üks, praegu on näha, et nagu juhtmed lähevad see hiirele ja klaviatuurile, et mul on välja vaadatud tegelikult üks roosa komplekt, mis on siis ilma juhtmeta, et tahaks siis sellist klaviatuuri asja siia siis juurde osta endale. Ja see monitor on ka vana monitor, see on mu tütre vanalt arvutilt, mis katki läks, et siis saan seda kasutada ja läpakas on meil üsna uus ostetud, see on selline gaming läpakas ja seda kasutabki abikaasa ka nagu mängimiseks. Ja mina ka vahepeal mängin, suht vähe aega on selleks, aga vahel ikka. Ja siin on mul suur printer, et seda ma saan siis, ma vaatangi, võib-olla ma tegelikult peaks selle ära ühendama hoopis, sest siia pistikusse ei ruumi, aga ma vaatan, kuidas see nagu, ühesõnaga, tegelikult praegu on ka see, et siin on ka, ma saan nagu ära võtta ja olen siia ühendanud ja siit ma prindin siis neid asju, et see printer ka ma ikkagi kasutan ja nüüd on nii hea, et tal on ka ruumi siin olemas ilusasti ja saab teda kasutada. Ja siin on mul kõik toodete pakkimise asjad, ilusasti hea lihtne võtta, mõned asjad said siia ka, selle sildiprinteriga ma tegin uued need sildid eile, et väga äge, et saan nagu teha natuke rohkem erilisemaid nüüd. Siin on mul see lõikur, et selline väike äri, väike käsitöö asjad kõik. Siis tooli võtsin siis selle käetugedeta, siin on võimalik käetoed ka hiljem juurde osta, aga ma võtsin ilma, sest et siis ma saan lükata selle siia alla. Ja siis mahub paremini ära, et ütleme, kui ma selle laua täispikkuses kõik lahti teen, siis ikkagi ma mahun veel mõlemasse otsa siis töötama ja kangast lõikama näiteks ja nii edasi. Ehk siis mõõtsin kõik asjad välja, tegin ära. Nagu ma ka juba näitasin, siis selle stendi ma tegin ise. Nüüd on siin need pehmendused kalda enam üldse ei liigu. See on mingi jääkpuidust tehtud, nii et see on nagu kummis ja nii edasi. Ma hööveldasin teda küll, aga ideaalseks ei saanud. Plus need alusneed aitavad siis seda hoida ära, et ta ei kribi. Ja siin on mul üks väike kuulikene, mis on küll jõuluteemaline, aga mulle hullult see meeldib. See on Pepkost ja see on mõmmid. Karupoegade pesa on ju. Et selline väikene kuulikene siia alla. Ma küll hullult kardan, sest et Eerik käis juba seda näppimas. Ma ei taha, et ta seda ära lõhuks, aga ma vaatan, äkki ma saan teda siin hoida, sest ma väga-väga tahaks hoida. Teine asi, mis ma vaatasin, mul oleks vaja mingit ilusamat topsi siia kirjatarvete jaoks, aga küll seda kõike veel jõuab. Et praegu olen rahul ja saan ilusti teha, sest mul on päris palju ikkagi teha mingeid raamatupidamisi asju.
et siis selline pidev töölaud, pluss noh, kui ma lähen tagasi tööle, siis õpetajana pidevalt on ikkagi sellist vaja vahepeal kodus ka ikkagi tööd teha, nii et selline töölaud, arvutilaud on igati vajalik investeering. See tugitool on meil praegu müügis, see läheb siit ära. Me mõtlesime vahepeal, et paneks siia sellise lahti käiva, et siin nagu, kui keegi külla tuleb, mõjutada. Aga kuna meil käivad nii harva inimesed, siis ma arvan, me ei hakka selle peale raha raiskama, et saab lihtsalt madratsi maha panna ja selle mingi ühe öö ära magatada siin inimesed. Et jah, ma arvan, sellel ei ole nagu pointi. Vot. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid. Jah, pean pessu minema ja nii edasi. Aga jah, aitäh, et sa seda videot vaatasid. Jäta kindlasti like, telli kanalit, et näha järgmisi videosi. Nii et täna jah, siis selline kontori setup video. Võib-olla näitan siis veel, kui ma mingid asjad siin paremaks saan rohkem, et see on praegu siuke katsetamise asi täielikult. Et kuidas mulle meeldib ja võib-olla tahan mingeid asju nagu ka ümber tõsta natukene. Et jah, aga aitäh, et sa vaatasid ja järgmise korrani. Tšau!